Nii, nüüd lühikokkuvõte koolitusest digiõppevaramu autoritele, nendele, kes siis ei jõudnud koolitustele sel nädalal ja eelmisel, või siis kes tahavad oma käe peal veel üle vaadata. Kõigepealt hetkeseisust. Hetkel on siis eelmise neljapäeva seisuga kõik Drupalis olnud Aavis.ee õppematerjalid, mis on teie poolt loodud, ilmunud nähtavale ka e-koolikott.ee portaalis. Ja õppevara autorite ülesanne on nüüd koostada nendest õppematerjalidest, enda loodud õppematerjalidest terviklikud kogumikud. Kahjuks ei mahu kõik ühe 35 tunnise kursuse jaoks loodud materjalid ühe kogumiku sisse, see kujuneks liiga mahukaks ja muudaks arvuti aeglaseks. Et te peate ise vaatama, et milline on sobiv arv kogumikke, jaotamaks siis ühe kursuse materjale. Keskelt läbi nagu hindame, et vähemalt 5 kogumikku ühe 35 tunnise kursuse kohta ja võib-olla mitte rohkem kui 15-20. Need tuleb teil koostada hiljemalt 28. augustiks, selleks, et me saaksime 31. augustil nad haridusministeeriumile üle anda, millele siis järgneb nende kogumike retsenseerimine haridusministeeriumi poolt palgatud neutraalsete ekspertide poolt, kes ei ole varem meie projektiga seotud olnud. Meeldetuletuseks siis see sõnavara, mida ma nüüd sellel koolitusel täna kasutan. Et kõigepealt, kui ma räägin õpiobjektist, siis selle all ma mõistan seda ühte ühikut seal Drupalis, ühik, mille ümber on niisugune hall raam ja raami all otsas siis on väiksed nupud, allalaadimine, copyright ja embed. Ja siis lisaks nendele Drupalis loodud õpiobjektidele peaksite te leidma ka mõned lisamaterjalid, mida te siis lihtsalt lingite või kirjutate sinna e-koolikoti kogumikku. No, näiteks mingi väliste teenuste abil teostatavad ülesanded Learning Appsis või FETis või GeoGebras või kas või Kahootile võiks link siit minna. Või siis mingisugused YouTube'i videod mingiteks täiendavateks lisamaterjalideks. Ja nendest siis moodustubki digikogumik ehk kogumik, mis on koostatud e-koolikott.ee keskkonnas ja kogumik on lihtsalt nagu pakend nende teie Drupalis loodud õpiobjektide jaoks. Nii, hakkame pihta siis kohe sellest, et kõigepealt peaksite te logima sisse e-koolikotti. Aadress on e-sidekriipskoolikott.ee ja sisse saab logida 3 viisil. Sisse logimine käib, ma olen juba sisse loginud, ma olen välja, et saaks näidata teile sisse logimise protseduuri ka. Siin üleval paremas nurgas on e-koolikotis siis sisenemise nupp, klõpsate sellel ja saate siis siseneda kas mobiil-ID-ga, ID-kaardiga, teie e-kooli kasutajakontoga või Stuudiumi kasutajakontoga. No, mina eelistan alati mobiil-ID-d. Mobiil-ID kasutamiseks ma pean siis oma mobiiltelefonil sisestama oma PIN-koodi ja seejärel olen ma sisenenud. Ma saan sellest aru, et ma olen sisenenud, et see sisselogimise kastikene muutus siis minu initsiaalideks, Mart, ja siia vasakusse menüüsse ilmus minul punkt minu asjad, minu kogumikud, minu materjalid, minu lemmikud. Nüüd oleks kõik ju väga kena, kui siia minu materjalide alla juba oleks automaatselt ilmunud kõik need teie poolt loodud Drupali õpiobjektid. Kahjuks praeguse seisuga e-koolikott veel ei oska seostada teie kahte identiteeti, et üks on see teie Drupali kasutaja ja teine on siis see, mille abil te siia e-koolikoti sisse logisite, et need on tema jaoks 2 erinevat isikut. Nii, kui te olete sisse loginud, siis peate hakatuseks proovima leida enda tehtud materjale. Selle jaoks siis
saate kahte viisi kasutada, kas otsingut pealkirja või kirjelduse võtmesõnade järgi siit sellest ülemisest otsinguribast või saate lehitseda siit vasakmenüüst siis vastavalt teie valdkonnale ja teemale ja alamteemale. Otsingu tuleks teil natukene enne harjutada, kui te lähete kogumiku tegemise juurde, nii et proovige seda mitu korda. Näiteks kui ma nüüd üritan leida midagi vektorite teemal, siis ma näen, et neid on 8 tükki, neid vektorite materjale, kirjeldustes on 3 ja võtmesõnades on 4 vektor. Nüüd tundub, et need kõik 3 tükki, mis on vektorite teemal, need ei ole meie projektis loodud, sest et siin üks on teise kooliastme oma ja siis teine on ka siin 6. klassi oma pigem. Te võite otsida oma nime järgi, näiteks ma proovin Jüri Kurvitsa nime järgi otsida ja tundub, et neid on 96 autorites leidub Kurvits. Ja siin on nüüd näha, et siin on nii meie projekti raames loodud Jüri Kurvitsa proov, gümnaasium matemaatika, kui ka siin on Marina Kurvitsa poolt loodud 1. kooliastme materjale. Nii et nüüd, kui siit täiendavalt otsida siit nende materjalide sees, siis te saate näiteks kooliastme järgi siit välja filtreerida need materjalid, mis teil vaja on. Nii, aga läheme nüüd edasi kohe kogumike tegemise juurde. Kogumiku koostamiseks tuleb teil klõpsata sellel punases ringis oleval pluss nupul, mis on siin all paremas servas, lisakogumik, mitte lisamaterjal, vaid lisakogumik, see suur nupp, mis lilla taustaga tekib siia. Üldse, kui te märkate lillat tausta siin päises, siis see tähendab, et te olete õiges kohas, te olete kogumiku koostamise või muutmise režiimis. Kui on helesinine taust, siis te olete ainult õpilase või sellises vaataja režiimis. Nii, ja nüüd ma pean hakkama kogumikku moodustama. Selleks, et kogumikku moodustada, ma pean kõigepealt ilmselt paberi peal enne valmis disainima, kavandama, millised kogumikud mul tulevad sinna. Näiteks kui mina tegin materjalid gümnaasiumi kitsa matemaatika 4. kursuse jaoks, mis on tõenäosus ja statistika. Riiklikust õppekavast vaadates praegu, siis selle kursuse õppesisu on siin ära toodud päris pika tekstina. Ma pean nüüd loogiliselt hakkama sisu järgi otsustama, et kas näiteks sündmus ja sündmuse liigid on üks esimene kogumik, seda tundub liiga vähe olema. Aga kui siia juurde võtta suhteline sagedus, statistiline ja klassikaline tõenäosus, siis see võiks küll moodustada ühe kogumiku. Ma pean nüüd leidma nendele teemadele või alamteemadele ühise nimetaja. Näiteks ma arvan, et selleks võiks sobida statistiline ja klassikaline tõenäosus või siis ka tõenäosuse põhimõisted. Näiteks selline pealkiri. Nii, haridustase on loomulikult keskharidus. Õpilaste vanus on gümnaasiumiaste, ainevaldkond on matemaatika, teema selles matemaatikas on tõenäosus ja statistika ja alamteema on näiteks sündmus, aga mul sinna juurde kuulus veel teine alamteema ka. Ja see teine alamteema oli lisaks sündmusele veel ka statistiline ja klassikaline tõenäosus. Nii, need sündmus, statistiline ja klassikaline tõenäosus, need peaksid siis ära katma siis selle sissejuhatava peatüki tõenäosuse ja statistika kursusel.
millele ma panin pealkirjaks tõenäosuse põhimõisted. Nii. Nüüd on oluline, et ma siia kogumiku kirjelduse sisse kirjutaksin selle, millise kursuse juurde ja mitmenda osana kuulub see kogumik. Nii et ma peaksin siis ütlema niimoodi kitsa matemaatika 4. kursuse tõenäosus ja statistika. Esimene osa. Lisaks sellele ma lähen ja kopeerin riiklikust õppekavast need õpitulemused, mille katab ära nüüd see, kogumik. Nii, et ma kirjutan siia õpitulemused. Esimene õpitulemus on eristab juhuslikku, kindlat ja võimatut sündmust ja siis teab sündmuse tõenäosuse mõistet. Nii, et sellega mul ei ole veel aktiveerunud see loo kogumik, tähendab, mul on mingi kohustuslik väli täitmata jäänud ja tundub, et see on litsentsitüüp. Litsentsitüübiks alati valime autorile viitamine. See on meil lepinguline kohustus, hankelepingus kirjas, kõik meie loodud materjalid on CC BY ehk autorile viitamine litsentsiga. Nagu ma selle viimase välja valisin, kohe mul tekkis õigus luua kogumik, aga ma arvan, et mõistlik oleks mitte seda jätta praegu niimoodi, vaid mõistlik oleks siia panna ka kaanepilt, mis on ühine kõigil kogumikel, mis kuuluvad sama kursuse juurde. Nii et ma peaksin nüüd siit võtma mingi sobiva pildi oma piltide seast. Näiteks mul juhtub siin olema täringu pilt, mis on tõenäosusega väga hästi sobib. Ma tean, et ma selle võtsin Pixabyst ja seal autori nime ei olnud, et siis ma jätangi autori nimeks Pixabay, selle järgi võib selle vajaduselt üles leida. Ja mul on nüüd kohustus valida kas allikas või litsentsitüüp. Lihtsam on mul alati valida litsentsitüüp, autorile viitamine oli selle pildi juures Pixabys. Ja nüüd on mul siin kena kaanepilt olemas, nii et kui ma otsin pärast seda kogumikku, siis neid kogumikke tuleb mul pärast 8 tükki selle kursuse juures ja kõigil neil on see kena täringute pilt, mille alusel ma leian nad kenasti teiste sadade seast üles. Nii, nüüd ma saan klõpsata loo kogumik ja tekkiski mul kogumik. Sellega on mul täidetud kogumiku päis, aga mul ei ole veel võtmesõnu. Ma peaksin lisama siia võtmesõnad. Näiteks ma saan siia lisada võtmesõna digiõppevaramu. Siis ei ole mõistlik lisada neid võtmesõnu, mis on juba olemas pealkirjas või kirjelduses. Nii et tõenäosus, põhimõisted, selliseid võtmesõnu ei peaks nagu lisama, aga näiteks H5P võib lisada, sest see viitab, et mille abil see tehtud on. Võib lisada DLÜ, sest kui siis selle projekti juhtorganisatsioon. 3-5 võtmesõna võite siia lisada. Nii, sellega mul see päis täidetud. Siit on näha sellest ikoonist, silma peale on kriips tõmmatud, et see ei ole nähtav teistele praegu see kogumik, ainult mina näen seda, aga ta on veel ka salvestamata. Nii et kui te siin seda kogumikku arendate, siis iga natukese aja tagant võiksite käia ja siit salvestada seda kogumikku. Aga praeguse seisuga on liiga vähe veel, et me peaksime vähemalt siin mõned peatükid valmis tegema, enne kui me salvestame esimest korda. Nii, kogumik koosneb siis päisest, mis on see ülemine kastike, kus on need andmed, mis ma just sisestasin, ja peatükkidest. Praegu on loodud esimene peatükk, aga see peatükk on tühi. Peatükkideks jagunemise peate jälle teie autorina ise otsustama. Kui ma lähen tagasi siia selle tõenäosuse kursuse juurde, siis võib arvata, et need sobivad peatükid selles esimeses kogumikus võiksid olla sündmus ja selle liigid, siis on statistiline tõenäosus ja klassikaline tõenäosus. 3 peatükki tekib siis.
ma võiksin nad nummerdada niimoodi. 1.1 sündmus